Nii, kui Lauri andis kunagi selle Teorbio 50. aastapäeva ettevalmistamise hästi varases faasis, andis siin hulgale inimestele teada, et olge head, kirjutage artikkel oma valdkonna arengust viimase 50 aasta jooksul, siis ma muutusin murelikuks, sellepärast et terve paleontoloogia arengust viimase 50 aasta jooksul ei ole ma sugugi võimeline kirjutama. Nii et ma valisin välja ühe väga väikese lõigu oma enda lemmikteadusest ja räägin siis siluri kaladest. Ma arvan, enamik siin auditooriumis on kuulnud Devoni kaladest, Eesti Devoni kaladest. Need on meil ka bioloogiaõpikus ja neist räägitakse palju. Suhteliselt oluliselt vähem räägitakse silurikaladest. Aga nendega on tegeletud pikka aega ja viimase 55 aasta jooksul on nendega tegelenud põhiliselt üksainus inimene, aga seejuures teinud ära üüratu töö. Nii et ma räägin siis sellest tööst. Aga et jõuda selle viimase 50 aasta juurde, siis ma alustan algusest ja näitan Eesti kõige varem kirjeldatud kalafossiili. Siin on tegelikult 3 pilti siin slaidil ühest samast fossiilist, aga need pildid pärinevad sellest ajast, kui teaduskirjandust illustreeriti käsitsi joonistatud graafikaga. Ja kõige varasem neist on siis Eiffaldi avaldatud monograafias 1854. Edward Eiffald oli hästi oluline figuur Eesti paleontoloogias, ta on väga-väga palju siin töid teinud. Teine on siis Christian Heinrich Panderi monograafia. See sama kala on ka seal, jällegi natukene erinevalt kujutatud. Ja viimane siis Joosef Rohoni pilt sellest kalast. Millest see ühe sama fossiili kujutamine räägib? Räägib sellest, et see oli nii haruldane fossiil, et igaüks võttis nõuks, et seda peab ta näitama oma teadustöös. Teise peatuse siin varasemas ajas teen ühe sellise mehe juures nagu Artur Luha. Tema oli Tartu Ülikooli paleontoloogia professor ja tema avastas ühe hästi kuulsaks ja tuntuks saanud fossiilsete kalade leiukoha Saaremaal. Et see on siin pildi peal, see kannab nime siis Himmiste paemurd, mõnikord nimetatakse ka Himmiste kuigupaemuruks. Seda ei eksisteeri enam, see on praeguseks kinni aetud. Aga tänu sellele, et tema selle paemuru siis 20. aastate lõpus avastas, see info jõudis ka mujale maailma ja tõi siia ühe sellise mehe nagu William Patten, ameeriklane, kes töötas suure osa oma elust Dartmouthi kolledžis ja kes käis siin päris mitmel välitööl. Ma annan teile minuti aega lugeda seda teksti. Ja kui te loete seda teksti ja mõtlete, hakkan otsast peale, mitte millestki ei saa aru, siis on teil jumalast õigus.
nimelt on William Button ühe väga kummalise evolutsiooniteooria autor, kus ta tõepoolest üritab kokku panna meriskorpionide, siis eurypteriidide ja nende meie varaste lõuatute evolutsiooni. See on väga-väga kummaline teos ja seda võib mitu korda lugeda, ikkagi mitte millestki aru ei saa. Aga sellele oma evolutsiooniteooriale püüdis ta siis saada kinnitust ka meie kalafossiilidelt. Tema kogus siin mingi 3500 kalafossiili, need toimetati kõik Dartmouthi kolledžisse Ameerikas. Praegu kuuluvad nad Ameerika Loodusmuuseumi kollektsiooni. Nii et see oli hästi suur kollektsioon, mille ta siit ära viis. Nii, aga nüüd ma jõuan siis lähemasse aega ja jõuan ühe sellise tol hetkel noore inimeseni, kelle nimi on Tiiumers ja kes ongi kõik need 55 aastat, järgnevad 55 aastat tegelenud siis meie silurikaladega. Paleontoloogias on kuidagi nii juhtunud, et inimesed kinnituvad mitte lihtsalt ainult ühe fossiilirühma juurde, vaid kinnituvad ka tihtipeale teatud ajastu juurde. Nii et kui meie Devonikalu on uurinud Elga-Mark Kurik, siis jah, meie silurikalade uurimisega on tegelenud terve elu Tiiumers, et 2 vägevat naist, kes on sellega siis tegelenud. Ja tema esimeseks tööks siis juba tudengina oli saada aru, et kas meil üldse on neid kalafossiile ja kui palju neid on ja kas meil on võimalik neid kalafossiile võrrelda ka teiste piirkonna kalafossiilidega. 10 aastat enne seda, kui tema tööle asus, oli üks saksa paleontoloog juurutanud sellise meetodi, mida tema siis nimetas lahustusmeetodiks, et küsimus, et kuidas need kalafossiilid sealt kivimist kätte saada üldse, et me ei jõua kogu Saaremaad lihtsalt lahti lammutada tükkhaaval. Et kivim lihtsalt lahustatakse, võetakse siit näiteks siit samast puursüdamikust, mis siin ekraanil on, võetakse tükikene, lahustatakse siis kas vädikappes või sipelhappes, lahustatakse ära ja järele jäävad siis sellised fossiilid, mis ei lahustu selles happes. Ja sellised just nimelt need kalafossiilid on. Et nad on keemiliselt koostiselt, on nad siis fosfaatsed, mineraloogilises mõttes apatiit, et sama mineraal, millest koosneb ka meie enda skelett. Ja tema töö tulemusena siis ilmus tema esimene artikkel, kus on näha, et neid kalafossiile on tegelikult meil jube palju. Et ei pea kogu aeg ainult ühte ja sama fossiili niimoodi ühest monograafiast teise tõstma, vaid kui seda kivimit lahustada, siis on neid fossiile leiab sealt hästi palju. Need on, tõsi, need on mikroskoopilised, nii et määramisega tuleb tegeleda mikroskoobi all. Sellises teaduskeeles nimetatakse neid lausa mikrovertebraatideks, kuigi need kalad ise ei pruukinud olla mikroskoopilised, aga see, mis neist järele jäänud on kas nende mikroskoopilised soomused siis või nende välisrüü mikroskoopilised tükid. See suur plaat siin slaidil on üks uhkemaid leide meie silurikaladest. See on leitud sellest samast Himmiste Kuigu paemurust, mida ma ühel varasemal slaidil näitasin. Ja vaat siin me näeme neid kalu ka tervikundena. Siin on tegemist
sellise liigiga, kelle nimi on Flebolepis elegans. Tiiu Märss ise nimetab teda meie koduloomaks ja oma lemmikliigiks, seepärast et tänu sellisele, neid plaate on rohkem, on neid meil hästi palju ja me teame neist ilmselt kõige rohkem. Need kummalised asjad siin slaidi allotsas on nende flebolepiste soomused. Et kui ma räägin siin silurikalade soomustest, siis ärge kujutage ette tänapäevaste kalade soomuseid. On kaugel sellest, nad on tõepoolest tegelikult fosfaatsed, põhimõtteliselt nagu luu, nagu meie või meie enda hambad. Ja jah, sellised nad välja näevad, kala erinevates osades on nad erinevad, erinevatel liikidel on nad erinevad, nii et põhimõtteliselt see töö nende uurimisel ongi nende tillukeste soomuste pusletükkidest kokku panemine. Et siin üks näide sellest, et neid soomused võivad tõesti olla väga-väga erinevad ka nende loomade eri kehaosades. Et siin on lihtsalt tema sellesama kala Flebolepise lõpuse piirkonnast siis erinevad soomused, et kuidas need seal võiksid paikneda. Üks näide sellest, et kuidas et meie teadmised nendest kaladest on evolutsioneerunud, on siin üks Tiiu Märsi enda töös toodud siis hulk jooniseid erinevatest aastatest, siis alates 1945. aastast kuni siis möödunud sajandi lõpuaastateni, et kuidas teadmised sellest samast Flebolepisest on siis muutunud, kui algul oli tõesti teada nii enam-vähem ainult kontuur, siis vähehaaval on hakatud aru saama tegelikult, et missugune nägi välja tema saba, tema uimed, milline oli tema suu, ta oli tegelikult lõuatu, nii et see naeratav kalakene seal kõige ülemisel joonisel ei ole päris õige rekonstruktsioon, ta jah, oli tegelikult lõuatu. Meie kivimites on kohati neid kalafossiile hästi palju. Neid on kohe nii palju, et teatud kihte võime nimetada kondikihtideks. Tiiu armastab öelda kondikiht, mina ütlen tavaliselt pigem luukiht, aga neid on tõesti palju. Et kui siin on pildi peal Ohesaare paljand, kui sealt need õiged kihid üles leida, siis tegelikult nad hakkavad kohe silma, need tillukesed soomused, et sellised pruunikad või mõnikord lausa mustjad, mis võivad moodustada sellest kihist või sellest kivimist peaaegu et suurema osa. Ja seda, et kui palju neid fragmente seal on, seda näitavad need kaks fotot, mis seal sees on, et need on nüüd tehtud õhikuks. Õhik tähendab seda, et see kivim lihvitakse nii õhukeseks, et ta paistab läbi. See on siis umbes 1/3 millimeetrit. Liimitakse klaasi peale ja siis on võimalik teda mikroskoobi all vaadata ja tõepoolest näete, et siin on kohati põhimass sellest kivimist ongi kõikvõimalikud selgroogsete fragmendid. Ja neid kihti ei ole mitte üks, vaid neid on tegelikult mitu. Siin on nüüd slaid, mis illustreerib seda, mida Tiiu Märss ise on nimetanud kirbu rautamiseks. Just see, et korjata nendest proovidest välja need imetillukesed kalasoomused. Seda tehakse tõesti imepeenikese pintsli otsakesega.
ja mis on kõige keerulisem selles tema töös olnud, kui vaadata neid artikleid, on see, et nendest soomustest on tehtud õhikud. See tähendab, et mitte ei tehta tervet kivi või pala ei lihvita selleks 1/3 millimeetri paksuseks läbipaistvaks kihiks, vaid need mikroskoopilised soomused õiges asendis, täpselt õiges orientatsioonis lihvitakse siis selliseks poolenisti läbipaistvaks õhikuks. Nii et need vasakpoolsed ongi siis soomustest tehtud õhikud. Ja siin on näha, et need on väga-väga keerulise struktuuriga, väga keerulise ehitusega ja see ehitus räägib päris palju, kuni selleni välja, et nende eri liikidel on nad eri ehitusega, on võimalik selle põhjal ka fülogeneesi skeeme kokku panna. Et siin üks selline tore elukas, kelle nimeks on Teloodus, vasakul on näha nüüd, et kuidas tema keha ongi koosnenud ainult tillukestest soomustest, et on üles joonistatud. Ja paremal pool siis üks nendest soomustest pealtvaates, kus on näha, missugune ta välja näeb, tohutult ilusad. Ma tean, et Tiiu Märsil on lausa tehtud selline sõrmus sellise kauni kalasoomuse kujulisena ja teine siis seal kõrval on altvaade. Ja siis siin all on 2 õhikut, mis üks on tehtud risti ja teine siis piki seda soomust. Ja mis on nende juures hästi huvitav on see, et tegelikult need soomused meenutavad väga-väga imetajate hambaid. Et siin on tegelikult samasugune pulpjõõs nagu meie enda hammastes, et nad on väga-väga sarnased ehituselt. Praeguseks on loomulikult see tehnoloogia kõvasti edasi arenenud võrreldes sellega, mis siin kunagi ja ka Tiiu kunagi tegeles. Et siin näide ühest sellisest liigist, kelle patten viis kunagi Ameerikasse ja seal talle ka nime andis, Dartmouthia, tegelikult hästi ilus liik. Ja paremal pool on nüüd näide, mida on võimalik siis teha nende fossiilidega tomograafi abil. Et põhimõtteliselt kasutatakse fossiilide uurimiseks samasugust aparatuuri nagu meditsiinis, kus võidakse inimene lasta siis läbi selle tomograafi ja on ilusti näha, mis seal sees toimub. Et paleontoloogias tean, et on kasutatud seda ka väga suurte loomade uurimiseks või fossiilide uurimiseks, ei pea enam katki neid tegema. Kas või dinosauruse kolju ja on olemas ka mikrotomograafid, kus siis võib tõesti neid mikroskoopilisi osakesi niimoodi vaadata. Ja see tomograafi olemasolu on selles mõttes tõepoolest tohutult tänuväärne, et sa ei pea seda fossiili, seda väga-väga kallist fossiili ära lõhkuma. Et sa võid teda seal vaadata tomograafi all või siin arvutiekraanil sellisena, nagu sa ta leidsid. Üks kõige suurem peavalu geoloogidel ja paleontoloogidel on alati see, et kust ma tean, et see paljand ja need kivid, mis ma siin ühes kohas vaatan, on sama vana kui see teine. See on nüüd probleem, millest on arenenud välja täiesti omaette teadusharu paleontoloogias, nimetatakse stratigraafiaks, mille ülesanne ongi rööbistada või korreleerida erinevaid kihte. Et siin näiteks rööbistada siin Eesti sees või Saaremaal neid kihte on veel suhteliselt lihtne ülesanne, aga kui tahta vaadata erinevaid kihte siis erinevatel mandritel või üle maakera, siis läheb see päris keeruliseks. Ja siin on lihtsalt näide ühest tööst, kus on pandud siis kokku nii neid erinevad kalafossiilid eri mandritel, siin meil
Baltika oli omaette manner, Briti saared paiknesid omaette, siis on veel siin Siberist ja Kanada Arktikast ja siia juurde pandud siis veel üks selline huvitav fossiilirühm, keda kasutatakse hästi palju niimoodi korrelatsioonil. Need on siis konodondid, keda loetakse vähemalt keelikloomade hulka, mõnikord ka siis selgroogsete hulka. Aga need tõepoolest võimaldavad meil neid vaadata siis, ja rööbistada neid erinevaid kihte. Ja kui teil eelmise slaidi peal võis tekkida küsimus, et miks nad siis nii kentsakad või sellised imelik valik on nendest paljanditest, siis see slaid siin selgitab seda. See on nüüd varasiluri paleogeograafia ja siin on siis näha, et mismoodi need mandrid tol ajal enam-vähem paiknesid. Et see manner, mille peal on kirjutatud Laurentia, on põhimõtteliselt siis tänapäevane Põhja-Ameerika, siis sellest natukene põhja poole jääb Siberi manner ja sisuliselt kohe see Laurentia Põhja-Ameerika vastassel lähedal on siis Baltika manner, ehk siis see, kus me ise asume. See all suur lahmakas, mis on määritud siin mööda seda gloobust laiali, on siis tolleaegne hiidmanner Gondwana ja kõik ümberringi on siis Pantalassa ookean. Ja kui püüda nüüd Tiiu Märsi 55 aasta jooksul tehtud tööd kokku võtta, siis selle aja jooksul on ta kirjeldanud kokku siis 173 uut taksonit. Seal hulgas on siis 3 seltsi, 25 sugukonda, 45 perekonda ja 99 liiki. Ja kui siin tuua paralleeli Toomas Tammaru eelneva ettekandega, et mis siin selle ajaga siis on, see on umbes siis 25 miljoni aasta jooksul. On need elukad elanud, keda ta on siis kirjeldanud. Ja ta loomulikult ei ole seda kõike teinud üksinda. Et 2 kõige tõhusamat kaasautorit on olnud siis kanadalane Mark Wilson ja Henning Blom, kes on ühtlasi ka tema enda õpilane olnud. See pilt on ühe teise väga tuntud, väga viljaka paleoihtoloogi poolt avaldatud pilt, see on Philippe Chandier. Ja see pilt käib tegelikult sisuliselt õpikusse praegu, aga see on joonistatud meie Saaremaa kalafossiilide põhjal. Nii et need on kalad, lõugsed, lõuatud mõlemad, kes on siin meie aladel elanud ja kelle kohta meil praegu info olemas on. Me teame neid, kes siin olemas on, siis on meil alati küsimus, et aga kui paljude kohta me ei tea mitte midagi. Et üks selliseid viimaseid kalu, mis me Tiiuga koos kirjeldasime 5 aastat tagasi, sai siis vähemalt ma pakkusin ta välja sellise auväärse kohale nagu siin meie enda instituudi, kuidas seda peaks nüüd nimetama, ta ei ole logo kavandil. Et põhimõtteliselt on see samuti üks nendest siluri aegsetest elukatest, kes siin meil elas ja kellest tegelikult on meil olemas üks ainukene eksemplar. Nii et võime tõesti mõelda, et kui paljudest me tegelikult mitte midagi ei tea. No sellega ma lõpetan. Meil on aeg paari küsimuse jaoks. Ometigi ei ole ühtegi küsimust. Kas
Patten kirjeldas rohkem liike kui Märs selle ei kirjeldanud, Tiiu Märs on ikka palju rohkem kirjeldanud ja neid on mitmeid on ümber kirjeldatud hiljem. Aga see Kalanastis on leitud siis Kalanast, mitte Saaremaalt? See on leitud Kalanast, jah. Temaga on nüüd selline lugu, et kui ma rääkisin sellest, et neid fossiili on väga lihtne kätte saada niimoodi, et lihtsalt viskad happesse selle kivimi ja lahustad ära ja näe imed, kalad on seal sees, siis see on nii kentsaka säilivusega, et sellise meetodiga oleks me selle fossiiligi ära tapnud, nii et jah, just arvestades seda, et kui ta on nii kentsakalt säilinud, et kui palju selliseid veel võib olla. Paleonaturalistlik uudishimu küsimus, et kellega koos nad elasid, et keda nad sõid ja kes neid sõi? Vot seda ma ei oska öelda, kes neid sõid. Nende seas oli hästi palju erinevaid, oli röövkalu, oli mudatoidulisi kalu, no need, kes olid lõuatud, nad tõenäoliselt kedagi teist ei saanud süüa, aga nendega koos elasid tõenäoliselt ka esimesed haid, kellest meil on veel küll väga vähe materjale, aga kui ma Tiiu käest näiteks küsisin, et mida sa järgmise 50 aasta jooksul tahaksid teha, siis ta ütles, et neid varaseid haisid tahaks uurida. Aga keda nad sõid, lõuatud tõenäoliselt toitusid suuresti detriidist, sellest orgaanikast, mida sealt põhjast võtta oli, aga olid olemas ka tõepoolest röövkalad. Toomase küsimusele jätkuks. Ivar Puural oli idee rajada teadusharu nimega paleosemiootika, mis nimelt tegelebki sellega, kuidas need liigid omal ajal suhtlesid ja tähendust aru sai. Aga kui suur osa liikidest, need Eesti silurikaladest on siis, moodustab kogu maailma silurikaladest, kui palju neid liike üldse on? Ma ei oska sulle seda numbrit küll öelda, aga ma tean, et loomulikult hiinlased ühesõnaga Hiina on praegu tõenäoliselt riik, kes paneb kõige rohkem raha sellise teaduse sisse nagu paleontoloogia. Mujal ma kuulen kolleegide käest ainult sellest, kuidas paleontoloogid välja surevad, aga Hiina paleontoloogia teadus paistab õitsevat ja nende silurikalad näevad väga teistsugused välja. Need on nii pööraselt teistsugused meie enda pilgule vaadates, et jah, numbrit ma ei oska öelda. Olgu, aitäh veel kord Oivale.